senderdus. Ja Piira pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu. Tere taas kõik jalgpallisõbrad ja muidu spordihuvilised ja miks mitte jalgpalli MM-i päevadel lihtsalt vaatajad. 3. poolaeg, MM-stuudio tuleb taas teie ette, meie saadete vahe muutub järjest väiksemaks, sellepärast et MM-il juhtuvad sündmused pöörase kiirusega. Alles on jäänud 8 meeskonda, veerandfinalistid ja mõistagi siis vaatame otsa sellele, mis toimus 8. finaalides ja püüame vaadata ka pisut tulevikku ja teeme seda siis koos jalgpallitreener Risto Sarapikuga. Meil on siis stuudio saanud vahelduseks uue eksperdi esimest ja mitte viimast korda selle MM-i jooksul. Tere, Risto! Tänud kutsumast ja tere! No kõigepealt, et kas, nagu ma alustasin ka eelmist saadet Lauri Nummaga küsimusega, et kas nüüd, kui MM on lähenemas lõpule, et kas tunne on selline, et on juba väsimus peal või vastupidi, et nüüd need õiged mängud on käimas? No nüüd on niisugune situatsioon, et enam ühtegi mängu vahel jätta ei saa, et tuleb ka öised mängud ära vaadata, et see on ikkagi kord 4 aasta jooksul ja tippsatsid on jäänud ja see on täielik nauding. Magada jõuab hiljem? No, magada jõuab hiljem või siis magad vähem. Just nii. No kui vaadata nüüd otsa sellele seltskonnale, kes on alles jäänud, kes on ka meil siin ekraanil ees, siis kui MM-i ajal oli palju juttu sellest, et on üllatusi ja tase on ühtlustunud ja nii edasi ja Aafrika tuleb ja kõik muu, siis praegu me näeme ikkagi, et 8 hulgas on 6 Euroopa meeskonda. On see juhus või näitab see midagi sinu arvates? No ikka ta näitab Euroopa jalgpalli, minu jaoks ikka Euroopa jalgpalli küpsust ja ikkagi nagu võimu ja selles suhtes, et mängijad mängivad ikka Euroopa tippliigades ja need tippliigad on ikka tippliigad ja noh, siin Aafrika on tulnud jõuliselt, ta on tegelikult iga MM olnud meil niimoodi, et me ootame, et Aafrika tuleb ja ta on tulnud, kui Cameroon tuli mingi aeg, Senegal tuli mingi aeg ja noh, praegust nagu see arv läks nagu üles, nende võistkondade arv ja sellega seoses on nagu väga huvitavaid võistkonda sinna sattunud ja lati alt nagu väga nagu läbi läinud võistkondi võib-olla ei olegi. Seal Tuneesia ei saanud väga hästi võib-olla hakkama, mis oli üllatuse natukese ja võib-olla seal Saudidel oli natukese probleeme, aga mõned Euroopa satsid ka oleks lootnud rohkemat, aga praegust ikkagi 6 Euroopa satsi on sul 8 hulgas, et see näitab taset. Ja need 2 siis mitte Euroopa võistkonda, kes pääsesid veerandfinaali, tehnika meil natuke vingerdab, ehk et Maroko ja Argentiina, ka nemad siis 8. finaalis ei võitnud Euroopa võistkonda, ehk et Maroko alistas Kanada ja Argentiina ja Egiptus, ehk et 8. finaalid olid Euroopale täiesti ideaalne, 100% täismäng. Jah, täismäng, et kõik siin võib-olla siin vaadatakse, et Argentiina läheb niisugust kerget radapidi, et 2 võib-olla mitte nii väga tugevat Aafrika võistkonda, muidugi Egiptus on ikkagi tegelikult Aafrika top võistkond, aga Argentiina on väga keeruliselt ikka edasi pääsenud. Argentiina juurde kohe jõuame, aga enne veel, et sul siin liiga mugav siin toolis istuda ei oleks, siis kes võidab enne? No, siin see on väga raske öelda, et ma arvan, et ega muidu küsiks ka, Jaa, ma arvan, et üks Euroopa satsidest võidab. Läksid nagu kinnapat teepid, et 8-6 nagu, et võtsid 75%-lise tõenäosus. Et tegelikult ma sooviks, et Norra võidaks selle MM-i, et see oleks minu jaoks jackpot. Et kas see on lihtsalt siuke romantiline pakkumine või näed sa ka, et see on reaalselt võimalik? Reaalselt ma arvan, et võidab keegi, kes on kunagi võitnud selle MM-i, aga Norra on natuke romantiline pakkumine, teiseks ta on nagu kõige lähedasem, kõige südame lähedasem ja meile ka kõige lähedasem ja võib-olla jalgpallikultuuriliselt kõige lähedasem, et me suudaksime ennast Norraga nagu samastada ja nagu siduda. Samas kui Argentiinaga on väga keeruline samastada, Hispaaniaga samamoodi väga keeruline ja teiste nende tippriikidega võib-olla ka. Nagu sa Argentiinat mainisid, siis tiitlikaitsja on pärast alagrupi turniiri, mille nad läbisid kindlalt, ikkagi omajagu koperdanud. Nii esimeses play-off ringis Roheneeme saarte vastu kui ka 8. finaalis Egiptusega. Kas eriti see Egiptusega mäng, kas sinu jaoks oli see klass, oli see vedamine? Kuidas sa seda määratleksid?
no nii mõlemat, et kui Egiptus tõi 2-0, siis no ma olin kindel, et nad löövad ühe tagasi, et noh, ma arvan, et Egiptus tegi vea, et ta langes liiga alla, see oli ikkagi päeva küsimus, et Argentiina sugune niisugune egeldav võistkond, kes suudab väikeste maaladel hakkama saada ja noh, sealt ujub kuskilt läbi ja Egiptus oli väsinud selleks mängus, et liiga madalale seal langedes tekkisid need momendid Argentiinal ja see surve oli nii võimas, et nad selle nüüd normaalajal selle mängu ära lõpetavad. See näitab klassi, aga natukese ka seda, et Egiptus ei saanud ikkagi eduseisus hakkama. No, egiptlaste peatreener Hossam Hassan siis pärast mängu, mis on nüüd siis nendel päevadel parajaks skandaaliks tõusnud, süüdistas, et Argentiinat tassitakse taas tiitlile. Jäi sul mängu ajal mingi siuke tunne või mõte või on see lihtsalt pettunud kaotaja jutte? No, kui vaadata seda nüüd, mis värav nüüd ära võeti, no, siis tegelikult viga oli seal oli jala peal astumine konkreetne ja viga oli. Nagu praegust nagu varri reeglid ja reglementsioon toob selle välja, et võtad sinna maani selle olukorra tagasi, siis see värav tuli ära võtta. See oli nagu selge, et see värav võetakse ära, aga noh. Egiptus lõi järgmisest ülejärgmisest niisugusest kontrast tagasi. No see Argentiina, kuidas nad ei suuda, noh ütleme selles mängus üldse vaatad, et kuidas ei suuda meest markeerida, et jälgitakse palli ja see mees lihtsalt tuleb kuskilt selja tagant ja lööb sulle ära. Et nad on niisugused väsimuse pealt tekivad vead, ma arvan, mida need mängijad muidu värske peaga ei teeks seda. Kas sa selle pealt võib siis öelda, et nüüd veerandfinaalis Argentiina mängib Šveitsiga, seejärel Norra-Inglismaa mängu võitjaga, et need 2 viimast mängu on näidanud, et Argentiinal ikkagi kaitses on piisavalt palju hetkeseisuga probleeme, et niimoodi maailmameistriks tulla on keeruline. Samas nende rünne on ikka võimas, keskväli on võimas ja see võistkond, mis sealt pingilt veel tulevad, on ka võimas, üks maailma parimaid väravahte väravas ja no Argentiina võib tulla jälle maailmameistriks, see ei ole välistatud, aga noh, ohumärgid on üleval, et no, kui me vaatame kas või Hispaaniat samamoodi, ega Hispaania ei ole ka nii ladus Hispaania, kes kõik võistkonnad lihtsalt mängib üle lühikese sööduga ja lööb need väravad ära, et siin kõigil nendel võistkondadel, kes on 8 hulka, võib-olla Prantsusmaa on nagu kõige, no ütleme niimoodi, et kõik liinid on niivõrd tugevad, niivõrd head, et nagu probleeme on võib-olla kõige vähem Prantsusmaa võistkonnale. No ühest mehest või tegelikult 2 mehest ei saa me üle ega ümber. Jalgpallimaailm räägib nendest väga palju erinevatel põhjustel küll natuke. Kõigepealt Lionel Messi 8 väravat 39-aastasena 9 MM finaalturniiri mängus järjest skoorinud. Kui ma Argentiina kohta küsisin, et kas see on klass või juhus, siis selle mehe kohta vist see viimane sõna tuleks ära unustada. Jah, seal on ikka klass on meeletu, et noh, eile ka värava sööt. Aga penalti? No, seda see mees lööja ei mõista? No jah, praegust on penalti koha pealt, et no, nii kehva penalti, et ta ei isegi vaadanud, kus kohta väravat läheb, ta ei löönud piisavalt tugevalt ja piisavalt hästi, et nagu noh, et jah, kehva penalti ja võeti ära, samamoodi prassid eksisid penaltile, et nad ikkagi närvid on, need mehed paigutavad su trennis need 10-10 need penaltid sinna kuskil ära, aga nad ei suuda mängudes. Isegi nendel meestel on närvid. Ja teine vanameister, Cristiano Ronaldo, 41 passis. Kui sa nüüd üritad ennast panna Roberto Martinezi ehk et siis nüüd juba ametist lahkunud Portugali koondise peatreeneri saabastesse, kuigi ma tean, et see on igas mõttes võimatu kujutada ennast sellesse olukorda, mis seal riigis on. Aga kui sa püüad hüpoteetiliselt, kas sa kasutaksid teda nii palju? Ronaldot siis? No tal on nii tugev arvatavasti mõju, nii tugev aura, et seal ükskõik, kes see peatreener on, seal on võimatu teda jätta pingile. Et nagu siin kõik rääkisid, et või kuskilt ajakirjandusest tuli ka läbi, et nad Martínez kõigepealt ju sai Ronaldo kokku, seal arvatavasti olid mingi kokkuleppeid ja asjad ja kui need kokkulepped olid sellised, siis need olid sellised ja rahvas nagu ma ei näinud, et nagu Portugali rahvas praegust oleks väga sellele vastu olnud. Pigem on ta ikkagi ikoon seal ja see on rahvuslik kokkulepe põhimõtteliselt, et ta mängib ja läheb, kuidas läheb. Rahvuslik kokkulepe ja mängib ja läheb, kuidas läheb ja kuigi Ronaldol oli natukese raske ja see kiirus ei ole enam see, aga me peame ikkagi tema ees mütsi maha võtma, super vana ikka.
ehk et just, et treeneri vaatevinklist teadmata muidugi, mida siis Roberto Martinez täpselt enda sees tundis, kas ta oleks tahtnud kuidagi teisiti või mitte. Aga noh, mingis mõttes ikkagi see nõndanimetatud rahvuslik kokkulepe sai siis nagu mingil moel võib-olla kas karistas just meeskonda, aga Ronaldo sai natuke selle meeskonna pantvangiks nagu. Natuke see küll, ma arvan, et see minu isiklik arvamus on, et kindlasti Ronaldo fännid on sellele vastu võib-olla ja nad vaatavad seda võib-olla teise nurga alt, aga kas ta pidi nüüd mängima kõik mängud seal 90 minutit või ütleme kas Hispaania vastu seal 90 minutit, et see on minu jaoks suur küsimärk, et ma arvan, oleks võinud õnnelikuna hoida ka siis, kui ta oleks mänginud näiteks 70 minutit ja tuua sinna värske ründe asemele, aga kui see on rahvuslik kokkulepe ja nad on sellega rahul ja õnnelikud, siis üks ajastu võib-olla sai nüüd maailmameistrivõistlustel läbi ja Ronaldo on selle riigi jaoks ja selle jalgpalli jaoks teinud ikkagi väga palju ja üldiselt jalgpalli jaoks. Tema eeskuju ja see, kuidas ta nagu võib-olla just nüüd vanemas eas väljaspool väljakut on käitunud, et see on ikkagi väga, väga tore. Üks mees, kes juba teeb tegusid ja kindlasti teeb veel tükk aega, kui heita taas sellele väravaküttide edetabelile pilk peale, siis siin 3. real on Erling Braut Haaland ja kui pöörata tähelepanu sellele viimasele reale ehk et minutid löödud värava kohta, siis praeguse hetke seisuga on nii Lionel Messi kui Erling Haaland siin nagu kõige kõvemad mehed 51 minutit, siis mängitud minutit ja jooksul on nad löönud värava, et kas Haaland on ka siis selline nagu vääramatu jõud? No hetkel on 70 pluss minutit on täitsa varjus, palli ei saa nagu viimases mängus pressida vastu ja siis 2 momenti ja lihtsalt selja tagant tuleb ära, lööb peaga ära ja teise momendi võtab ja vajutab alla nurka, et super individuaalsed sooritused ja ta on kõva, ta on hea ja ta on nagu praegust kõik need videoklipid, mis jooksevad läbi kuskilt ka meediast, kuidas ta on nagu võistkonna sees ka nagu niisugune positiivne, hea liider. Võib-olla ta ei tahagi olla niisugune liider, ta tahab olla võib-olla nagu natukese varjus ja mitte seal olla mingit esimest viiulit mängida, aga rahvas armastab teda, see on näha. Ja võistkond armastab teda ja treenerid ja kõik see Norra kooslus on nii sümpaatne seda kõrvalt vaadata, et see on lust vaadata. Kui sa mainisid Prantsusmaad, me natuke räägime ka Prantsusmaast ja ka Hispaaniast pisut pärast siin taktikatahvli ääres, aga kas praegu Prantsusmaa vähemalt siiamaani on näidanud sellist kõige vähem nõrkusi, et paberil nad niikuinii tugevad, aga nad on näidanud ka, et nendega meeskondlik kaitsemäng on selline, millega see turniir annab ära võita. Jah, kui nagu natukese kuskilt norida võib-olla, siis ma isiklikult vaataks nagu nende äärekaitsete peale, kuigi Koundé mängib Barcelonas põhiäärekaitse, kes mängib põhimõtteliselt kõik minutid seal ja ka vasakus äärekaitsed on praegust seal Digne ja Hernandez on mänginud seda positsiooni, et kui seal nagu võib-olla nagu äärekaitsete koha pealt natukese leida seal niisugust norimiskohta, aga muidu nad on, Tchouameni kaotus keskväljalt, ma ei tea, kas ta nüüd on valmis mängima või ei ole, et Kone mängib seda kohta, aga Tchouameni, kes on ikkagi praegust üks kaitsvatest poolkaitsetest üks maailma parimaid. Et sa ei vaidle vastu nendele, kes ütlevad, et praegu Prantsusmaa on soosik number 1? No ei vaidle, kuigi siin on mängu järelt on vaja nüüd jälle näidata, ega see tuleb, enam nõrku võistkond ei ole, ütleme isegi natukese nõrku võistkond, kõik on tugevad. Maroko on näidanud, et suudab kõigi vastu mängida ja eriti kui ta juhtima läheb, et siis Maroko vastu on väga raske mängida selles suhtes, et ta on vasturünnakutel kiire, võimas, jooksevad palju. Kui me võtame kiirelt need 4 paari, vaatame nüüd üldiselt otsa Prantsusmaa, Maroko, Hispaania, Belgia, Norra, Inglismaa, Argentiina, Šveits, ilmselt keegi ei vaidle vastu, et 3 paaris on soosik, väike soosik, aga on selge, et Prantsusmaa, Hispaania ja Argentiina, Norra, Inglismaa mängus võib-olla lähevad arvamused, üldsus arvab ilmselt, et Inglismaa, oled sa ka sama meelt või äkki enam mitte? Siin on, ütleme, kui sa vaatad niimoodi, võtad need koondised lahti ja vaatad mängija versus mängija siis on ka Norra Inglismaa paaris on kindel soosik Inglismaa, aga ma ise loodan, et see
ei ole kõige tähtsam. Et see romantiline muinasjutt ikkagi. Ja selle mängu juures kindlasti veel siis sellist põnevust ikkagi lisab see, et Norra koondis on ikkagi väga Inglismaa Premier League'i taustaga, et kindlasti siis need duellid seal väljakul ja üldse see narratiiv seal ümber lisab sellist pipart sellele duellile. No ja pluss, kui sa vaatad, seal on hästi palju Inglismaa kõrgliiga mängijaid, pluss ka teistest liigadest on seal tulevad, pluss Bodo Glimti poiss Bergeni, kes keskväljakul ehitab, põhimõtteliselt tema palli ei saagi ta käest kätte, et väike 1,75 meeter maksimum tuletab mulle nagu Modricit meelde nagu parimatel päevadel, vasakule, paremale, kõik pall on tema käes ja suudab mängu ehitada ja sa tuled Norra liigast. Muidugi Bodo Glimt on ju tõestanud, et ta mängib ka kõvasti Champions League'i. Ja enne kui me lähme siis nii-öelda päris jalgpalli taktikaliste küsimuste juurde, siis korraks ka nii-öelda pilk väljakult välja. Mis mõtteid sinust tekitab see, kui MM-i maailma suurimasse spordipittu sekkub USA president Donald Trump, teatab, et ega tema ei tea, mis asi see punane kaart üldse nagu on jalgpallis selline asi, helistab FIFA presidendile, selle järel hakkavad asjad juhtuma. Mis maailmas toimub, siis selle taustal see mind ei üllata enne, aga see on ikkagi täielik anekdoot. Jalgpalli inimesena, jalgpallis niisugused asjad, kuidas saavad toimida, ma ei tea. See on müstika. Kas anekdoot ja müstika on see, et Trump helistab või anekdoot ja müstika on see, et selle järel hakkavad asjad juhtuma? No see, et Trump helistab, see mingi müstikat ei ole, aga et pärast seda hakkavad kohe juhtuma. See näitab veel kord, misuke see maailm pärast on. No nii, lähme siis selle juurde, mis maailmas on veel positiivselt. Mängitakse jalgpalli. Risto on pannud meile siia tahvli peale püsti asetused see on siis meil nüüd Hispaania-Portugali mäng. No nii, jutustame. Hispaania-Portugali mäng, et kuidas kuidas Hispaania selles mängus valdas rohkem palli. Hispaania oli rohkem punased on meil pärast Portugal, kollased on Hispaania. Et Hispaania oli rohkem palliga, tahtis rohkem väravat lüüa, saavutas ka momente rohkem ja Portugal oli siis rohkem kaitses. Et näitame natuke see võib-olla praegust vaatajale, kuidas Hispaania proovis seda Portugali, ütleme 4-5-1 või 4-4-1-1 kaitset murda, kui nad said palli valdamise enda kätte. Et põhimõtteliselt, et kui palli valdamine hakkas toimuma selliselt, siis Hispaania siin ääres tekkis meil väga hea, väga huvitav võitluspaar muidugi, kus Mendes mängis Jamali vastu. Maailma parim äärekaitse. Jah, võib öelda küll, et seda Mendest oli lausa lust vaadata see mäng, et niukese füüsilise võimekuse ja niukese eeldusega mängija ja teine osav, kiire vastu, et nad superduell ja ütleme nii, et Mendes sai väga hästi hakkama selles mängus. Kuni selle hetkenis, kui Mendes sai vigastada ja see on küll tagantjärgi tarkus, aga see võis saada Portugalile saatuslikuks. Ja see Meedo tuli tema asemele, kes on samamoodi kiire ja väga hea mängija, aga Mendes oli praegust ikkagi meeletult ja ütleme siin praegust selles ääres kogu aeg, et Oyarzabal mängib Hispaanias number 9, kes on väga liikuv 9, kes liigub põhimõtteliselt, ta ei ole niimoodi, et ta liigub siin kuskil selles raadiuses, et kuskil ei ole. Ta liigub väga ära siia poole ja Hispaanias oligi põhimõtteliselt, kui nad paremas ääres mängisid, siis nad põhimõtteliselt lõid kogu aeg selle ülekaalu siia. Ja Malli äärele lõid ülekaalu, et siia tuli ka selles suhtes, selles äärde tuli ka Pedri, tuli Olmo, neil tekkis siin põhimõtteliselt 5-2. Siis teises ääres Pojana tuli sisse ja Cucurella hoidis laiust, et see oli nendel üks joonistes, kuidas nad tahtsid mängida, et seda ülekaalu luua. Sellisel juhul, kui siin hakkas ülekaalu loomine, et keegi tuleks astuks välja Portugali kaitsetest ja siia taha tekiks ruum, et saaks mängida, et see oli üks Hispaania joonistest. Korra segan siin vahele, ehk et Oyarzaballi roll, paljud võib-olla siis lihtsamad jalgpallihuvilised vaatavad, Oyarzabal ei ole hirmus väravalööja, kuigi ta on löönud selle MM-il ka väravaid, aga tema siis põhiline kasutegur on just see kaitseliini välja meelitamine, siia tsoonidesse ülekaalude tekitamine ja just ülekaalude tekitamine kaitseliini ette pigem. Jah, et Oyarzabal samamoodi liigub siia, et kui selles tsoonis praegust tekib olukord, siin on sul mängija ka, keda on vaja vaadata selles ääres, nad ei saa täitsa kokku ka tõmmata, kuigi Portugali kaitseliin kindlasti tõmbab kokku ja see äär jäetakse natuks võib-olla rohkem ära, aga jah, Oyarzaballi ülesanne
mitte ülesanne, aga tema nagu mängustiil ongi nagu liikuda. Siis kui me vaatame, kuidas ta nagu väravaid lööb, kas tihti ta lööb väravaid sellised, et tuleb vastu, mängib selle söödu kuskile välja ja siis ta otsib selle koha siia jälle kuskil, otsib kasti juures nagu nendesse momentidesse kuskile värava löömise olukordades. Teine, mis Hispaania muidugi kasutas pärastpoole võib-olla, kui juba rohkem, muidu nad kasutavad kogu aeg, et nad otsivad seda liinide vahelist tsooni siin, et siin liinide vahelist, et siin saaks pöörata ja siis saaks sunniks kellegi välja astuma ja saaks nagu seda liini tagust kasutada. Kui nad alguses võib-olla kasutasid seda mängus siin, ütleme, 2 mängijaga, 1 mängijaga, siis lõpus, siis kui tulid juba Ruiz ja Merino väravalööja tulid sisse, siis nad hakkasid juba niimoodi, et need põhimõtteliselt 3 mängijat kasutasid, et võib-olla ei olnudki nii kõrgel äärekaitse, aga siin oli nagu see tsoon ja siit tekkis ka see värav tegelikult. Oli kiire lahti mäng, astus välja, siit tuli liini taha pakkumine, tuli sööt siia ja see lõpetamine Merino poolt oli lihtsalt juba nagu klass. Ehk et selles olukorras kindlasti oli ka kaitsjate tegevuses vigu, nagu me enamus väravate puhul võime leida, aga ka kogu see Hispaania palliga mängimise mõte tuli sellest väravast tegelikult ilmekalt välja. Jah, ütleme niimoodi, et sellel hetkel võib olla juba enam kassa nagu ütleme, see näitab nüüd Portugali võib-olla niukest ka nagu ütleme palliga võistkonda, klassiga võistkonda, et nad tahavad ja julgevad välja. Oleks me praegu siin vastas olnud mingisugune Rohunemer Saared või Paraguay, nad ei oleks seda väljaastumist teinud. Ja võib-olla poleks väravat tulnud. Ja võib-olla poleks väravat tulnud, aga siit tuli see väljaastumine, siit tekkis tsoon, piisavalt kiiresti ei tõmmatud kokku, nagu oleks vaja tõmmata, ja siis tekkiski siia nagu see tsoon ja ta ründas seda tsooni ja sai 1-1 minna, et sealt tuli see värav samamoodi. Ja siin on Ronaldo. Siin on Ronaldo, kes põhimõtteliselt tänapäeval paljud ründajad, mitte see, et Ronaldo, esiteks ta 41-aastasena on väga keeruline seda tööd teha ja ta peabki olema nagu värske ka mingites olukordades, et Ronaldo ikkagi, et tema saaks selle palli ja suudaks seda säilitada ja saaks nagu Bruno Fernandes on siin selles positsioonis niisugune 4-4-1 oli nende nagu kaitseformatsioon. Ehk et kui me võrdlemegi siin praegu 2 tipuründajat, Oyarzabali ja Ronaldot, siis kui erinevad nad on, et Ronaldo on selline klassikaline nii-öelda vanakooli ründaja, väravalööja siin liini tagasi, Oyarzabal on midagi täiesti teistsugust. Jah, Oyarzabal on hoopis teistsugune ja et liikuv ja nagu Hispaania koondis De La Fuentele ta meeldibki väga ja see, kuigi teine pooled tuli ka Torres sisse, siis põhimõtteliselt olid nagu teine ründaja. Torres andis ka Ferran Torres andis ka selle kolli. Ja see tegelikult muutis mängu. See muutis mängu, et tegelikult muutis ka mängu selle Fabian Ruizi ja Merino sisse tuleks seal lõpus, et need olid nagu head vahetused treeneri poolt. No nii vaatame natuke siis Prantsusmaad, nii kaua kui Risto võib-olla sätib sinna nuppe ümber, siis meil on täiesti ju võimalik, et Hispaania ja Prantsusmaa eeldusel, et nad oma veerandfinaali võidavad, me saame tõelise maiuspala poolfinaalis ja võib-olla siis just selle pilguga on ka nüüd siis sellele Prantsusmaa skeemile hea otsa vaadata. Jah, ütleme niimoodi, et võtame, kui viimase mängu võtame, siis Paraguay mängis rohkem nagu nendes situatsioonides, Paraguay mängis nagu 5 kaitsega, et tänapäeval on paljud nõrgemad võistkonnad mängivadki nagu niisuguse madala blokiga, 5 kaitseliiniga, ütleme 5-4-1, mõned mängivad 5-3-2. Paraguay mängis nagu ütleme niimoodi 5-4-1 mängis nagu sellise kaitsva selle formatsiooniga. Et kui me nüüd vaatame nagu Prantsusmaad, siis Prantsusmaa niisugused nagu rohkem mustrid, mida nemad kasutasid, olid sellised, et paremas ääres, kus need oli praegust, võtame olukorras on Koundé, siin on Dembele ja oli see põhimõtteliselt mängis kogu aeg rohkem vasakus pool. Me nägime tegelikult mängus päris tihti ka niisugust situatsiooni, kus oli siin ja oli Dembele siin, et mõlemad vasakujalgsed, mõlemad mängijad, kes tahavad sisse minna ja löögile minna, kes mõlemad on suutelised ka paremale tsenderdust anda. Siis põhimõtteliselt nende niisugused mustrid olid siin ääres sellised, et Koundé hakkas ära liikuma, tuli see sööt oli seele, Koundé hakkas kohe küsima nagu liini tagust, kui see võimalus oli olemas, tuli see liini taguse sööt, kui seda võimalust olemas ei olnud, hakkas ta siin üksi võtma seda ette või tekkis siia, oli see enne selles situatsioonis. Need olid nime mustrid, kaitse tuleb natuke järele, siis tuleks kokku võib-olla. See olid sellised mustrid, mida paremas ääres kasutasid kõige rohkem. Kui nüüd räägime vasakus ääres, mida armastab teha
Mbappe, kus ta tahab oma tugevusi välja tuua, on see, et vasak äär läheb võib-olla laiust siia poole, selles situatsioonis ülesse poole läheb Rabiot ja talle meeldib küsida siia Mbappele, et ta saab siit tulla, kui nüüd ei ole sellist võib-olla mees mehega võtmist või ütleme liiga kitsaks ei lähe tal siin ta tekib natukese ruumis, ta on selles situatsioonis on ta kõige ohtlikum. Talle meeldib selles situatsiooni tulla, siin on äär lahti, Barcola on siin ja siit samamoodi mänge kaasa. Sinna vahetsid muidugi positsioone, teinekord oli Digne siin, siis me nägime võib-olla rohkem tsenderdust ka või Prantsusmaa üritas nagu rohkem siit tsenderdust luua, kui teisest äärest Koundé nagu siin laiust ei hoia ja siin Koundé poolt nagu tsenderdus ei tule. Kui siit tuleb võib-olla ainult Koundéle siia ja siit tuleb nagu läbi, ütleme liini taguse jooks ja siit tsenderdus. Vot sellised olid nagu Prantsusmaa nagu mõtted ja käigud. Paraguay seisis väga, ütleme see on Lõuna-Ameerika võistkonna, nad on harjunud seisma, nad on harjunud kaitsma. Nad oskavad kaitsta, nad tahavad kaitsta, nad tahavad kannatada, on valmis kannatama, nagu, et see nagu meeletu. Nagu. Ja, et tegelikult kui siin meenutada, et Paraguay tegelikult täpselt samamoodi mängides suures pildis lülitas välja Saksamaa ja küll paljudel ei ole siin meeldinud Paraguay selline mingid muud maneerid seal väljakul, aga me saame vist ikkagi öelda, et see, kuidas nad kaitsesid, mõne jaoks võib see tunduda passiivne või isegi antijalgpall, aga tegelikult nad tegid seda väga läbimõeldult ja ka selles mõttes aktiivselt, agressiivselt, et nad, nii kui nad palli võitsid, siis nad läksid kohe. Ja, see võib meile meeldida või mitte meeldida, aga see on Lõuna-Ameerika jalgpallikultuuri osa, see on juba kestnud aastaid ja seda on mängitud Paraguayd, Uruguayd, nad on mänginud seda stiili Kolumbia võib-olla ka. Ja nüüd isegi Brasiilia mingil moel. Praegust on üldse trend on see, et väga palju antakse initsiatiivi ära ja kui Brasiilia-sugune võistkond annab initsiatiivi ära, see on ikkagi see on ikka väga-väga suur üllatus Norra vastu. See tegelikult ei ole see nende DNA-s, et Brasiilia annab selle initsiatiivi niimoodi ära, aga praegust valite selline taktika. Lõpetuseks veel, et kui sa nüüd näitasid siin meile tafli peal nii Prantsusmaad kui Hispaaniat, siis mis torkas mulle silma, mitte nüüd, siis vaid juba enne, on see, et väga palju siis nii-öelda neid tegevusi toimub äärtel. Mõlemal meeskonnal, mis siis justkui näitab seda, et tipptasemel meeskonnad selle kesktsooni panevad nii kinni, siis nii Paraguay näitel kui ka Portugali näitel ja seda rida võiks jätkata, ehk et tuleb leida neid teravusi äärtest, et siis murda keskel ja liini taha. Ja ütleme kas või eile Argentiinagi nagu vasaka ääre kaitse, Tagliafico poolt tulid head tsenderdused, sealt tulid momendid, sealt tuli ka Pennaleni, kõik niisugused asjad. Kuigi Hispaania muidugi oma värava ja lõpusurve nagu vormistas ikkagi keskelt. Aga muidu jah, ääres tahetakse luua ülekaalu, ääres situatsiooni, seal on ruumi rohkem, keskel võetakse tavaliselt ära ruum, kui me võtame nüüd praegust Paraguay, kui ta nüüd langeb niimoodi siia praegust, siis polegi siin ruumi. Pärast seda, kui tuleb sööta äärde, võistkond muidugi liigub üle, võetakse jälle siin kuskil ruum ära, et niimoodi see jalgpall on. No nii, niimoodi see jalgpall on ja niimoodi see jalgpall veereb siis Põhja-Ameerikas edasi. Jälgime mängu, vaatame, kes on poolfinalistid ja siis oleme juba teie juures tagasi uute juttudega. Seniks tänud ja peatse nägemiseni.